taas Autonet.ee proovisõitu vaatama. Ilmselt saadakse ka Seatis väga hästi aru, kuivõrd suurepäraselt on viimane Leon välja kukkunud ning meie tänase proovisõiduautoga Leon ST Experience viiakse erinevate modifikatsioonide arv juba lausa 5-ni, ehk siis valik suureneb veel ning me täna uurimegi, mida see uus auto endast kujutab. Esiteks, tegu on ainsa nelikveolise Leoniga. Tõsi, seda tehnoloogiat me oleme näinud Seati emakontserni teistelgi mudelitel, kuid Leonil on see esmakordne. Nentigem, et peale nelikveo siin tehnilises plaanis midagi suurt pööraselt uut ei olegi. Auto tõsteti 28 mm võrra kõrgemale, lisati mõned plastikust elemendid, mille võrra auto muutus ka pikemaks, kuid mootorid ja kõik muu tehnoloogia on juba see, mis on varasemalt Leonidelt tuntud. Ja ongi kõik. Experience'i näol on tegu paar aastat tagasi ülipopulaarseks saanud niinimetatud pseudomaasturite klassi esindajaga. Jällegi nentigem, et nelikveo võrra on seda pseudot selles autos vähem. Väline erinevus tavalisest Leon ST-st seisnebki nendes värvimata plastikust kaitsedetailides ning seoses kõrgema clearance'iga tekitati ninaossa suurem õhuvõtuava. Ka tagant leiame massiivsema põrkeraua. Sisedisain aga on täpselt sama nagu tavalisel Leon ST-l. Selle vahega, et siia on ilmunud märk 4 Drive. Praktilisuse üle kurta ei saa. Pakiruum mahutab 587 kuni 1740 liitrit. Oleneb sellest, millises asendis on tagumiste istmete seljatoed. Neid saab traditsiooniliselt alla liigutada proportsioonis 2/3, 1/3. Ning selle ümmarguselt 1,5 tonnise tühimassiga auto kandevõime on 524 kilogrammi ning vajadusel võib sleppi võtta kuni 1,5 tonnise kaaluga haagise. Mootorivalik pole just väga suur, 3 diislit ja 1 bensiinimootor. Viimane neist on 1,8 liitrine DSI turbomootor, arendab 180 hobujõudu. Diislitest pakutakse 90 hobujõulist 1,6 liitrise töömahuga ning 2 liitrist, mis olenevalt seadest arendavad kas 150 või 184 hobujõudu. Nendest kangema varustusse kuulub 6-astmeline DSG käigukast ja sellega me täna sõidame. Tuleb tunnistada, et kuigi tegu pole just kõige kirkama kriidiga karbis, kõlbab sellega sõita küll ja küll. See 6 DSG harmoneerub mootoriga väga hästi, kiirendused on ühtlased, vaiksed, jõnksatusi justkui pole, et selles mõttes kohe päris kompu kooslus. Tänu kõrgemale clearance'ile ma kartsin, et see auto muutub tee peal ujuvaks ja uimaseks, aga otse vastupidi, hea juhitavus on säilinud, ka roolitunnetus on hea, annab täiesti piisavalt tagasisidet ning auto sõidab sinna, kuhu juht ta suunab. Tavapäraselt veavad esimesed rattad, kuid vajadusel suunatakse kuni 50% veojõust tagumisele teljele. Eriti hea on selle autoga sõita meie talvistel tänavatel, kus lisaks aukudele on ka palju libedust. Vajadusel suudab nelikvedu selle auto kõikidest raskustest läbi viia. Paraku päris maasturiga tegu ikkagi ei ole, näiteks aeglustit siit ei leia. Küll aga rääkisime mõni aeg tagasi, et Seat hakkab pakkuma tulevikus kõikidele mudelitele uut juhi sõiduseadete häälestussüsteemi ning voilà, see on ka siin olemas. Saab sõita normaalselt, sportlikult, ökonoomselt või eriti vinge on see individuaalne häälestus. Saab panna auto sõitma täpselt nii, nagu igaüks soovib. Hinnad algavad ligi 26 000 ja lõpevad 30 000 euro juures, aga tegu on päris praktilise autoga. Meie näeme teiega juba järgmisel korral. Seniks nägemist!